veidi veel ja grillihooaeg ning aiapeod ongi käes. Ja et grillmeistrite fantaasiat rikastada, siis uurimegi, millega üllatab Maxima meid sel kevadel. Tere ka sulle kõigepealt. Et nagu on tavaks saanud, siis Maximas toimub suur sortimendi vahetus alati vahetult enne kevadet. See hõlmab meil nii lihatooteid, kulinaariat kui ka kondiitrit. Täna on meil siis laua peale pandud tegelikult üks pisikene osa kogu meie uuest sortimendist. Kui aga eestlased grillima hakkavad, siis teadagi, liha on ju alati esikohal. Mida põnevat aga leiab teie grillivalikust? Täna esiteks laua peale tõin ma 4 erinevat. Kokku meil tuli 13 erinevat toodet tettidele. Minu isiklik lemmik on see tagumine, on sulajuustu marinaadis broileri kintsuliha. Teisena tuleb kõrvale kreeka jogurti ja ürdimarinaadis broileri kintsuliha. Siis tomatine ja suitsupaprika seakaela karbonaadi steik, hästi hea ja kiire grillimine, siuke 10-15 minutit ja õhtusöök on valmis. Ja muidugi see suitsupaprika annab talle sellise väga sügava ja suitsuse meki sinna juurde. Ja viimasena natuke selliste hõrkuliha ka, et sea välisfilee steik ukrainapärases marinaadis. Ja see ukrainapärane marinaad võib-olla ei ütle kohe mitte midagi inimestele, aga alati võivad minu poole pöörduda. Ma aitan ja ütlen, mis see tähendab, et tegelikult on see üks suur peotäis koduseid ürte. Kõige parem oleks seda teha vara kevadel, kui ürdid hakkavad kasvama ja siis mõnusaid vürtse sinna juurde panna. Kui me aga räägime salatitest ja soojadest toitudest, siis millised sobivad just eriti hästi aiapidustusteks või lihtsalt kiireks lõunasöögiks? Hakkame kõigepealt salatitest pihta. Et laua peale olen ma 3 tükki kõigest toonud. Valikus on meil hästi palju klassikuid. Alates värsketest salatitest, majoneesiga salatid ja aina luksuslikumaks edasi. Et miks ma tõin selle valiku praegu on kanatakosalat. Ehk siis on kergelt rööstitud kana, kõik takodele omased komponendid, mais, musttuba, avokaado, kirstomat, tugevalt cheddarine kaste ja kogu selle krõmpsu annab ikkagi peale päris nacho chips, mis on siia peale purustatud. Ideaalne lõunasöök kui ka enne grillimist selline hea vahepala, kuni meil näiteks sea välisfilee, mis tahab natuke kauem, küpseb grilli peal. Teiseks Itaalia päritolu pigem juba restorani kvaliteedi salat on serrano ja kitsejuustu salat maasikatega. Kõik head asjad, rukolat, spinatid, avokaadod. Peale on pandud ka kastmeks natukene balsamico kreemi. Ja üks väga huvitav salat, mis käib meil sortimendis tegelikult juba 5. korda. Iga kevatul tuleb tagasi meil, on brokkolisalat päevalille seemnetega. Et alati, kui me ta sortimendist välja võtame, saame me lihtsalt kurjad kirjad, et kus on saad. Kuigi tegelikult müügid ei näita seda, et see salat oleks nüüd kõige populaarsem meil. Aga on kindel klientuur, kes ainult seda salatit eelistavadki. Ja minu silmis on see üks parimaid salateid üldse grilli kõrvale. Mille poolest aga eristuvad meistrite kvaliteeditooted teistest valikus olevatest toodetest? Ilma pikema jututa teeme selle asja lihtsaks ja arusaadavaks, et lihtsad ja kodused maitsed. Me ei kasuta mingid väga kahtlaseid ja tundmatuid aineid oma toitude sees. Ja kõik valmib meie pisikestes tootmistšehhides käsitööna. Üks õige grillpidu lõpeb ju alati magustoiduga, aga milliseid desserte soovitate oma valikus siis proovida? Loomulikult üks grillpidu lõpeb alati magusampsuga ja valge ninaga, et seal ma soovitaksin sefiiri korvikest, sidrunimaitselist või siis banaani armastajatele banaanikooki. Meie külje peal on imeline päikesepaisteline mandarinitort ja kodukootud õunakook, mida võib ka grilli peal soojendada. Ja samuti on meil käimas meistrite kvaliteedi grilliloos. Alates 13. aprillist kuni mai lõpuni anname me ära oma klientidele 7 Weberi gaasigrilli, ostes meie meistrite kvaliteedi lihatooteid, rega tšekk ja looda oma loosiõnnele. Samuti ma tahaks öelda, et imelist grillihooaja algust teile kõigile.